Tere Rein, eelmine nädal saime me siis teada selle positiivse otsuse, et Haapsalu raudtee suunal esimese etapi rahastuse suunas, et millised on järgmised etapid selle esimese etapi suunas? No ma usun, et nüüd järgmine etapp peaks olema see, et kõik asjaosalised ehk siis eelkõige siis Eesti riik ja ka Eesti Raudtee, et koos laua taha istuda ja vaadata sellele hetke seisule peale, sest tegelikult on ju seis see, et kogu aeg on liigutud teemaga eelkõige see Riisipere-Turba raudtee edasi ja Lääne raudtee poolt on omal algatusel juba tellitud ära ka geodeesia ja geoloogiatööd, mis on siin kohe-kohe vastuvõtmisel. Et need on tehtud kõik sellise teadmisega, et ükskõik, kes seda raudteed siis kunagi ehitama hakkab ja kes seda arendama hakkab, kas peame seda tegema meie, teeb seda Eesti Raudtee või keegi kolmas, et need materjalid oleks kõik kasutatavad. Nii et nendele dokumentidele tuleks koos otsa vaadata ja ühiselt siis leida, et kas midagi on täiendavalt juurde vaja, mida on vaja, sealt tulevad ajakavad, sealt tulevad kõik hankeplaanid ja see on nagu selline tehniline töö, mis nüüd järgnevalt tuleb ära teha. Ehk siis Lääne raudtee roll selles projektis on veel ebaselge, et kas ehitavad nemad või Eesti Raudtee? Ma nii ei vaataks, ma vaataks nagu täna selle poole pealt, et Lääne raudtee on valmis koostööks, sest meie eesmärk ja missioon on algusest peale olnud üks ja ühene, me oleme selle kõvale ka välja öelnud. Me näeme, et rongiliiklus Haapsaluni tuleks taastada, me näeme, et valitsuse otsust alustada esimese etapiga ehk siis Riisiperest Turbani on samm selles suunas ja me teeme koostööd, et meie eesmärk ja valitsuse otsus saaksid täidetud. Mis saab sellest raudteetammist, et see tuleb ilmselt raudteetammi omanikult tagasi osta? Jah, see raudteetamm kuulub praegust OÜ-le Haapsalu raudtee ja arusaadavalt, et kui see on ühe ettevõtte bilansis olev vara, siis tuleb kokku leppida nendes tingimustes, et see siis teise ettevõtte bilanssi saada ja ütleme, selle tammi osas on ka ikkagi tuleb vaadata geoloogia nii-öelda tulemusi, et mis kujul ja mis mahus seda tammi saab kasutada, sest tuleb ju aru anda, et see tegelikult on väga, väga vana tamm, tuleb aru anda, et tegelikult tuleb seda tammi kindlasti uuendada, tuleb vaadata ka selle pilguga, et millised saavad olema ülesõidud ka sellel samal Riisipere-Turba lõigul, sest et see, mis vanasti on nii-öelda tehtud, tänaste nõuetega ei vasta, nii et ühesõnaga seal on terve rida selliseid projekteerimislikke ja tehnilisi küsimusi, mis tuleb lahendada. Kas praegu on mingisugused plaanid või unistused ka seotud, et millal see Riisipere-Turba esimene etapp võiks nagu valmis olla, et millal nagu rongid seal peal saaksid sõitma hakata? No ma olen varasemalt kogu aeg rääkinud, et kui Lääne raudtee seda teeks, et me näeme, et projekteerimised, ehitamised, vastuvõtmised on kõik võimalik ära teha vähem kui 1 aastaga. Ehk teiste sõnadega, et ma ei kahtle ka Eesti Raudtee võimekuses seda teha ära 1 aastaga. Tõsi, et me oleme nüüd praegust juba siin mai teises pooles, nii et raudteed ehitada talvel ei ole väga mõistlik või suure tõenäosusega ei õnnestu, kui nüüd on vähegi Eesti moodi talv, eks ju, ehk teiste sõnadega, et ikkagi lund ja külma on. Nii et ma arvan, et see reaalne kava võiks olla täna selline, et selle aasta numbri sees peaks alustama projekteerimiste ja keskkonnamõjude hindamisega, mis tuleb kindlasti täiendavalt ära teha. Tuleb kindlasti leida lahendused ülesõitude osas, ehk teiste sõnadega, et millised on nüüd konkreetsed ülesõidud Nišitee osas kui ka Kivitammi tee osas just nagu tehnilisest vaatest. Ja kui need asjad on projektiplaani pandud, selle peale on tehtud nii-öelda projekt, mis kõigi osapooltega on kinnitatud, lihtsalt väike mainimine, et siin võib näiteks tulla vajadus tõsta ümber teatud elektriliine, mis näiteks Nišitee ümbruses on nagu väga tihedalt, ütleme, tee-ala ääres, eks ju. Nii et see ei hõlma ainult nagu raudtee ja transpordi valdkonda, võib ka väga tugevalt olla energeetikutega seotud, et mul on natukene etteruttavalt vara veel seda öelda, aga see kõik võtab aega. Nii et kui me saaks selle projekteerimisega sellel aastal alustatud ja talve ehk siis külma aja jooksul selle ära tehtud, siis ma usun seda, et nii kui ilmad lubavad, saaks ehitajad peale minna ja tegelikult ma arvan, et on väga-väga reaalne, et 1. septembril saavad lapsed Turbast Riisipere poole juba rongiga kooli või siis ka vastupidi.